No, mina olen Mart. Mina olen Sepp nimega Mart. Me oleme praegu Rehetares ja Rehetaresid hakati juba ehitama Eesti aladel kuskil 1500 aastat tagasi. See ruum, kus me oleme, see oli ka ühtlasi viljakuivatuse ruum ja selles ruumis elas siis keskelt läbi 12 inimest korraga ja siis ka nõrgemad loomad võeti siia talve ajal. Lapsed, kes teab, mis vahe on haisul ja suitsul? Te ei teagi seda vahe? Mis haiseb, mis suitseb? Mis haiseb? Haiseb! Näiteks suitseb, et võib kunagi haiseb. Suitsed ei suudagi vahet teha, mis on suits ja hais. Haisevad need asjad, mis on halvaks läinud või roiskuma läinud. Nii et kui näiteks jätate kala laua peale liiga kauaks, siis ta hakkab haisema. Aga kui te tikku tõmbate, siis tikku suitseb. Sepikojas ei tohi ühtegi asja katsuda lihtsalt niisama, et sa võtad kätte. Nüüd ma näitan siis seda, kui kuum see materjal siis võib olla, näete. Ja kui te tahate näiteks seda sama asja küünlaleegi kohal põlema panna, panna siin küünlaga põlema, siis see ei olegi võimalik seda sama tammepuud natukene siin kohal hoida, siis näed, ta ei sütti mitte kuhugi poole. Tahmaseks natuke läks. Kas te lapsed olete plasteliidi voolinud? Aga kas te olete savi voolinud? Ja võt see sepa töö on umbes midagi sellist, nagu on see savi voolimine, ainult et selleks, et siis teda voolida saaks, tuleb see materjal hästi kuumaks ajada. Aga mille pärast siis teda külmalt ei saa töödelda? Põhjus on väga lihtne, näete, ta läheb praguneb ära, läheb katki. Teeme siis proovi, kuidas see oleks. Ütleme, ma loen 3 ja teie ütlete siis pääsupesa, jah? 1, 2, 3. Pääsupesa! Aga nüüd sosistame seda. 1, 2, 3. Oli ju vahvam, eks ole. Kui te nüüd hakkate perekonnale õnne valama, siis te teete ka, ütlete oma perekonna nime niimoodi. Kõik võtate troppis kokku ja ütlete oma perekonna nime. Kes meil on siin kõige lugupeetav? Kellega me koos võiks valada siin. Mari, mine vara. Seda tuleb. Ei, kõige lugupeetav. Jah, et me peame koos niimoodi vallama, et see sutsakas ära käiks, aga niimoodi nõristada ei tohi. See tuleb järsku kummuli keerata. Mina loen 3 ja teie siis ütlete oma sosistate siis selle ja siis on loist loitsitud, eks ole. Sosistame. Mitte nii nagu lastes karjutada. 1, 2, 3. Pääsupesa. Keerame. Võt sai nagu. Nii, vähemalt nüüd ma veskivend emanda käest ei saa pragada, et see asi on tehtud. Siil, ongi täpselt. Siga on sa. Ei ole siil. Mina näen ka. Siil on täiesti siil. Siil on, näete, nina on seal. Täiesti siil. Okkad on ja nina on ja silm on. Täiesti siil. Nüüd me hakkasime seda siis voolima. Ma ei saa siin kõvasti lüüa sellepärast, et see silma kõrgus on sädemelennu kõrgus. Sellepärast ma nii ettevaatlikult lööngi. Ja kui ta on nüüd telliskivi värvi umbes, siis tuleb vemmeldamine järgi. Kui ma järjest vemmeldan siin, kuidas mul see käsi siis vastu peaks pidama 8 tundi. Aga siin on üks väike nipp, kuidas ta vastu peab 8 tundini vemmeldada. Kas te jõuaksite 8 tundini vemmeldada? Aga mina ka ei jõua. Ma teen ikka vahetunde ka. Kohvipause ja kõike muud ka. Näete, see käib siis niimoodi, et panen siia vahele ja Minul on siuke. Kruustangide vahele ja
nii palju nagu ma arvan, seda teha. Tõsta nüüd natuke läheb üles. Ei ole kadedad eestlased, tunnen ära, ei ole kadedad eestlased. Kadedad eestlased ei tunne teiste heategud või teiste õnnestumiste üle rõõmu. Kadedad ei tunne, aga kõik teised eestlased tunnevad. Nii et teie ei ole kadedad eestlased. Aga selle konksu eeskuju vanus on mingi paar tuhat aastat. Ja teate, mille pärast see krõss siin otsas on? Et katki ei teeks riiet. Ja see ka. Ja et kätt ei saaks sinna otsa riputada, et see terav ei ole. Ja juba 2000 aastat tagasi teati. Aga nägid? Siia.